Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama meie järgmist ausat juttu. Tere Rauno. Tšau jälle. See on nüüd sinu idee oli ja mina leidsin ka, et jah, väga hea selline teema. Ja see on siis liigsöömise häire meil eesti keeles ja kes inglise keeles teavad vist rohkem inimesed seda on. See on binge eating ja disorder käib sinna lõppu, et see ei ole lihtsalt binge eating, et inimesed tihti teevad seda ja nad ei saagi aru, et neil on siis toitumishäire vaata ja mõndadel inimestel on see ikka päris nii hull, et jah, häirib elu ja kaal on päris jube ja et vot nii ta on. Ja Rauno, mis me siis tänase kohta ütleme? Täna me oleme muidugi teises kohas ka, et kui keegi juhtub korra vaatama seda videot, tavaliselt kõik kuulavad, on ju, et me oleme härra Ivo siin residentsis täna, et ei ole vist aega meil natuke siin trippida ja mul ei olnud aega Rauno juurde minna, ega video on vaja linti tõmmata, jutt on vaja ära rääkida ja muidugi. Et jah, oleme siin minu juures, naabrid väljas remondivad ja mis iganes, et natuke võib-olla mingit jura jääb siia video peale ka, aga loodame, et ei ole hullu, et me nii rikkad siin ei ole, et stuudios jõuame teha asju veel. Jah, keegi veel ei ole veel välja käinud, et tulge meie stuudiosse tegema, et võib-olla kunagi tulevikus. Jah, mine sa tea, jah. Vot. Aga jah, et liigsöömishäire siis. Ja nüüd on, mina alustaks kohe sellisest asjast, et liigsöömishäire on selline siis asi, et kui inimene hakkab lihtsalt sööma mida iganes, enamasti mingid magusad, head asjad, pitsad ja ta ei saa enam pidama. Et liigsöömishäire nüüd ei ole emotsionaalne selline söömine, vaata, et nagu inimestel on see, et tulevad koju, neil on nagu raske päev olnud ja siis nad võtavad ühe tüki kooki või ma ei tea, 2-3 kommi või siis mingi, lasen ühe õlu, raske päev oli või midagi sellist, on ju, et see oleks tore, kui see niimoodi oleks. Jah, et see oleks tore, kui see nii lõppeks, aga hästi paljudel siis inimestel tegelikult see on ja see on selline enda jaoks selline päris häbi asi, et enamus seda nii-öelda salaja teevad ka, on ju. Vot. Ja ma ei teagi, härra Rauno, ilmselt me oleme nagu kaks vigast, on ju. Küll meil on palju probleeme elus olnud. On küll, jah. Mingid depressioonid ja kõradi, mis iganes asjad siin meil kõik läbi on käinud, on ju. Nagu kirju Muhu vööna. Ja me oleme ausalt kõigest rääkinud ka ja ütleme selle toitumishäirega nii-öelda siis, me oleme ka mõlemad kokku puutunud, on ju. Ja võib-olla siiamaani puutume, et kindlasti. Jah, et seda nüüd, minu puhul on see liigne dieeditamine ja siis elus nii-öelda halvad ajad tekitanud, et sinu puhul me veel keegi ei tea, aga me saame ilmselt teada video lõpuks. Jah, et hakkame siis pihta, et kas sa tahad nüüd omast kogemusest midagi alustada või kuidas sul on, et sul on päris palju asju siin kirjas, et ma annaks sulle sõna ka äkki või? Jah, et põhimõtteliselt, kus ma selle idee ju tegelikult sain, on YouTube'is on siukene konto nagu Obese to Beast, ehk siis mees, kes on võtnud tugevalt alla kaalus. Ta oli ikka siukene ikka väga-väga suur ja nüüdseks on ta suhteliselt heas vormis, aga miinuseks on see, et tal on nüüdseks jäänud alles ainult siis üleliigne nahk, aga seda siis väga suures koguses. Ja seal oli siis üks selline raske jõustiklane naine, ehk siis kes tegeleb siis ütleme kulturismiga ja sellise poolega ja selle video nimi on siis Exposing the Hidden Reality of Bodybuilding ja kui siis kedagi huvitab, saab seda videot ka siis hiljem vaadata, et kuidas siis see naine seda asja näeb. Ja kuna see teema minu jaoks on nagu olnud alati väga selline raske teema ja alati kui inimesed küsivad, et kuna siis võistlema lähed? Tai, et mis ta ära ei ole siis, tee vormi ja ongi, vorm juba nii ära ja stardipunkt on hea ju. Jah, stardipunkt on alati hea olnudki aga stardipunktiks ta enamus ajast ongi jäänud, sest et olen ise enda kõige suurem vaenlane. Ja seal ongi, et paljud sõbrad siis
muudkui aga suunavad ja ma siis mõtetes nagu käin läbi, et jaa, davai, hakkan tegema ja hakkangi tegema tegelikkuses. Aga probleem ongi selles, et need rikutakse, ma rikun selle pidevalt ise ära, ehk siis lõppkokkuvõttes ma suudan olla mingisuguse aja päris nagu ranges sellises mustris sees. Aga siis tulebki need, et siin Ivo sünnipäev või mõni teine istumine või mingi asi ja siis Raunol löövad jälle silmad põlema ja osa, söök, söök ja hakkabki pihta jälle see iseenda siis vormi hävitamine. Ja vanasti ma ju tegelikult ei teadnud ju nii-öelda kaloritest tegelikult mitte midagi ja kui ma nüüd siin inimestega viimasel ajal nagu aasta aja jooksul olen väga palju suhelnud, et kes on kõik nõu küsinud, siis kui ma olen üritanud inimestele neid kaloreid asju lahti seletada, siis enamus inimesed ei saagi tegelikult aru üldse, kui palju nad söövad. Ja kui ma hakkan neile siis enam ette lugema neid asju, mis neil seal enam kokku tuleb ja kui ma neile toon veel võrdluseks selle ka, et kuule mees, et sa tehniliselt sõid täna ilma, et sa tähele oleks pannud, sõid minu 2 päeva nii-öelda koguse juba ära, aga sul ei ole isegi kõht täis mitte. Et siis ongi, et oota, aga kus see kaal siis tuleb? No sealt see tulebki. et jah, et ma pigem lähekski nüüd selle koha peale, et miks ma seda siis kõike nagu vihkan, on see asi, et ma ei soovi pidevalt mõelda toidu peale. See on ju pidev asi, et hommikul ärkad üles, esimene asi, toit. Sööd toidu ära, teine asi hakkad mõtlema jälle toit, on ju. Ehk siis oledki nagu pidevalt selles igasuguses rutiinis sees ja siis mul meeldib alati sõprade tuttavatele öelda alati sellist asja, et tuuakse alati esile, et tead, mehed mõtlevad ainult seksist. Ei, me mõtleme toidust. Me mõtleme toidust kogu aeg. Kellegi, tähendab kõigile mingi asi nagu on jah, et kes mõtleb millest iganes, kellel on mingid narkootikumid ja mis teda ühesõnaga käima tõmbab siis. Ja, et see on jah. Ja sealt hakkavadki igasugused asjad nagu pinnal ujuma, et see on siis enese, eks ju, aletsus igasugune, et teiste jaoks nagu tundun võib-olla heas vormis või mis iganes, aga iseennast ma ju peeglist tehniliselt otseselt nii ei näe, sest mina näen läbi selle pilgu, nagu on võistlusvormis olevad kulturismid tegelased, eks. Aga me ei saa olla sellised ju kogu aeg, ainult mõningad inimesed saavad ju seda nii-öelda aastaringselt endale lubada, et jah, aga näed, see on nagu teistele tegemine ju pigem. Jah, nii ta on, see on natuke vale jah. Vot, mis mina siis tahaks nagu öelda, et ma ei teagi, Rauno rääkis nii head juttu, et no mul on vaata lihtsalt sellega niivõrd palju igasuguseid kogemusi, sest ma olen selle nimel nii-öelda siis palju vaeva näinud, eks ju, 13-14 aastat ma olen üks rönni näinud ja see on emotsionaalselt mind tegelikult niivõrd katki teinud, et ma olen selle üle naernud, ma olen selle üle nii-öelda nutnud, ma olen ikka täiesti nagu vihane olnud, et lihtsalt rikud iseenda tervist pidevalt sellega. Eks ta hea ei ole, kui sa jah oled dieedil korralikult, et keha on harjunud sellega, on ju, ja siis sa lihtsalt kukud sööma ja siis tuleb see kaalu kõikumine, mis siis on mingi kuradi 3 kilo kohati, hüppab kuskilt juurde, on ju. Ja siis see tuleb jälle nädalaga nagu maha või umbes nii, et päris hull, et minul on küll niimoodi. Nädalaga ta tuleb vaata sellisel, ütleme nädalaga tuleb ta nagu sellises nii-öelda normaalses tempos maha, eks ju. Nüüd ma olen suutnud selle viia nagu ütleme 2-3 päeva peale, sest ma teen eelnevalt tööd ja peale seda teen nagu siis lisatööd, et 2-3 päevaga jookseb see vesi välja, eks ju, mis sinna sisse juhtub. Ja sellega on üks huvitav mõte ka, ühte siis nii-öelda kommentaari nägin, et nagu siis fitness kui ala, eks ju, et see pole just kui nagu sport, vaid see on nagu esteetilise välimuse loomine ja nagu tehniliselt enamus ajast nagu kellegi teise jaoks ka, see on nagu, et teised näevad ju meie seda välist kesta, eks, ja võiksid, nagu teised on rohkem rahul sellega, kui me ise oleme, eks ju. Ja, nii ongi. Et see on nagu selline huvitav asi,
et teeks nagu kogu aeg kellelegi teisele, aga see peaks olema just vastupidi ja nüüd sellest aastast, kus ma nüüd olen nüüd põhimõtteliselt aasta aega olengi nagu siis sellises enesearendusprotsessis olnud, et nüüd ma olen seda hakanud nagu teadlikult muutma ja kui inimesed nüüd järjest kogu aeg küsivad, et nüüd lähed lavale, siis ma hea meelega tegelikult ei läheks, sest ma tunnen, et praegu on just see moment, kus ma saan endaga tegelikult vaikselt juba päris hästi läbi. See rikub selle võib-olla ära. Jälle rikub nagu sul eelmises videos oligi, et kus sa rääkisidki sellest samast nii-öelda ületöötamisest ja kõigest sellest seedimise teemast, et jah, see on mulle ka palju probleeme tekitanud. Mina ei teadnud nüüd 3 nädalat tagasi või umbes nii, et see üldse häire on. Et see on toitumishäire. Ma ei olnud nagu research ega midagi uurimist teinud sellel alalega. Ja siis, kui sa selle mõtte välja käisid, mulle ka nagu väga loll ei meeldi välja paista, kuigi ma seda kohati olen, mis siis ega igas asjas ei saagi tark olla. Kes meist siis on tark tegelikult? Jah, täpselt. Ja ma hakkasin nagu uurima ja täitsa leidsin ju eesti keeles isegi selle häire nime ja kõik üles ja mõtlesin ka, et kuidas ma räägin videos näiteks binge eating ja siis et mõned inimesed ei saa aru, et mis sitta sa nagu ajad, et korradi, et räägi nagu eesti keeles, et jah, siis ma hakkasin nagu guugeldama ja möllama ja et ma just eile veel lugesin selle kohta, et sain isegi mõne punkti siia kirja, et jah, mina olen ka nüüd sellega täitsa kokku puutunud, ma võikski nüüd võtta kõige raskema versiooni, mis mul kunagi nüüd oli. Muidu ma olen suutnud ennast suht kontrolli all hoida, ilmselt nüüd ma suudan seda veel rohkem, sest ma tean, et see on nagu häire vaata. Ja ma olen nagu uurinud seda ja ma umbes isegi kujutan ette, et mis minu minevikust ja mis asjad seda võivad tekitada ja põhiasi ongi see, et kui mul on nagu elus halvasti läinud ja väga halvasti mul siin läkski siis, kui Ivo elas kulturismi nimel siin kõvasti ainult ja Ivo siis võttis Glenbuterooli, mis on meie kõigi lemmik. Kuiva. Ja Ivo sai kuivaks ja kõik oli tore ja siis Ivole läks halvasti ja nagu te teate juba, kes on eelmisi videosid vaadanud ja see oligi niimoodi, et peale seda mul tekkis see asi, see häire ja kirjutati siin ajalehes halvasti ja kus iganes kõik seda sitt on mulle kaela valati, on ju. Ja siis ma paningi tähele, et suutsin olla tubli 2 päeva ja siis tuli jälle raske päev. Läksin otse töölt või enne tööd või siis ostsin tööle kaasa. Mul oli selline hea töö ka, et ma olin üksinda täitsa seal õhtuti näiteks, kedagi ümber ringi ei olnud, jälle üksinda vaata. Võtsin tuima 3000 kalorit ja 4000 ja ilma kokku löömata seda asja ja lihtsalt sõin selle endale sisse räigelt. Ja nagu selles eelmises videos ka, et kuidas ma oma seedimise aeglaseks sain, vaata, täpselt nii ma seda tegingi. Et ma dieeditasin korralikult jälle, näljutasin ja siis kukkusin jälle sööma. Ja siin on, pange tähele, siin on 2 vahet. Ivo tegi seda üksinda, ehk siis ta oli nagu neid nimetatakse salasööjateks, aga mina olen see vend, kes on siis peol ja inimesed vaatavad, kurat see puhta segane, et taldriku järel terve peo jooksul vend sööb. Ja täis ei saa. Ja täis ei saa. Ja mingi hetk kui saan, siis ma ikka pressin ja ikka pressin. Vot jah, et oleks ma sellel ajal nagu aru saanud, et see nagu on siuke häire ja asi ja mina mõtlesin ka, et mis ei ole mul häda midagi, et lihtsalt kõht on tühi ja sitt on olla ja selle häirega ongi siis see, et kui sa nüüd oled ilma toiduta, on ju, siis tekivad ikka need halvad päevad ja mingid emotsioonid hakkavad üle käima. Üks selle häire nagu, mis seda siis tekitab, ongi see, et see kui sa kukud nagu õgima, siis see tõmbab sul närvid ja asjad ja kõik tuimaks, et sa tahad nagu eemale saada kõigest sellest halvast ja jamast. Nagu sõltuvus, jah. Sellepärast juuaks ennast täis, tõmmataks pilve, pannakse narkootikume, mis iganes, mis sõltuvused kellegil on.
kui sul on see liigsöömise häire siis nii-öelda, et siis jah, ma võingi omast käest nagu öelda, et kui ma ostsin kõik need kuradi küpsised ja mingi stritslid ja värgid ja omad lemmikud seal kujunesid välja, on ju ajapikku, et kui ma need kõik nüüd ritta panin ja sööma kukkusin, siis mul sellel hetkel ja siis noh, mingi aeg enne ja pärast seda siis ja oligi selline, et mul on lihtsalt suva, vaata, mul on kõigest nii suva, tapke ennast kõik ära, pange põlema, mind üldse mitte miski ei koti lihtsalt, vaata. Ja noh, kuna oligi see, et noh, mina ennast sellel ajal ei tahtnud nagu täis juua ja pilve tõmmata, siis see söömine nagu oligi, see hetke õgimine oligi siis nagu see asi, mis mind nagu ära tuimestas, on ju. Sa tahtsid midagi lisada, et või kuidas? Selles suhtes, et ma tahtsin vaata minnagi selle juurde, et kui sa nagu praegu räägid selle koha pealt, et võistlemise osas, eks, või tähendab lihtsalt söömine, et ennast nagu tuimaks teha, aga minul oli nagu see asi, et ma sooviks nagu väga võistelda, aga see asi nagu segab seda asja. Ja, et sa ei jõua sinna üldse, vaata. Minul oli just see, et mul on nagu eesmärk minna võistlema, siis ongi nagu see, et noh, mul ei tule mingeid sünnipäevasid ega mingeid asju üldse kohati, et ma olengi näiteks ära öelnud osadele inimestele, et kuule jah, et ma olen nii raskes seisus omadega, vaata, et ma tõesti ei saa tulla lihtsalt su sünnipäeval, et suured õnnesoovid sulle minu poolt ja kõik jutud ja no, mingi aeg tõesti nii oligi, et ma ei suutnudki minna. Hetkel, noh, ma olen juba nii tugev, et ma olengi läinud ikkagi konkreetselt, kui on võistlus tulemas, hetkel ma ei ole seda teinud, noh, et ma olen lihtsalt kalori nagu ümber arvutanud ja midagi võtnud seal silma järgi. Aga kunagi ma isegi mäletan, kuidas ma läksin sünnipäevale, niimoodi, et mul karbis oma toit, vaatasin kellaaja, sõin selle ära, leppisin nende imelike pilkude ja kõigega, vaata, ja ütlesingi, et noh, nii on, vaata, kuu pärast on võistlus, et nii need asjad käivad kahjuks selle ala peal. Et jah, nii ta on. Seda teistel on see jah, tihtipeale huvitav vaadata alati, et mingi vend tuleb oma karbiga sünnipäevale, et mul isegi üks sõbranna kunagi sai natuke pahaseks, et mis mõttes sa ei söögi minu toitu. Jah, täpselt, et see nagu teiste see kriitika kõrvalt ongi kohati raske, et ma juba tean ka osade inimeste pealt, et oma sugulaste ja oma tuttavate, kelle iganes pealt, et keda ma lihtsalt võingi vältida tuimalt, mis on muidugi võib-olla vale, vaata. Aga noh, nende kriitika ja see nii-öelda paha meel või siis see, ma ei tea, mis iganes see nagu on, et miks neid see häirib, kui mina olen dieedil näiteks ja teen selle vormi võimalikult teravaks ja võitlen iseenda kuradi teemonite ja kõigega, on ju, et miks neid see häirib, ma ei saa aru. See ongi võib-olla see asi, et miks neid võib-olla teisi võiks asi häirida, on see asi, et teine inimene üldjuhul ei kannata sellist inimest, kes tundub temast nii-öelda edukam mingisugustes asjades ja kuna meil on enesekontroll ikkagi noh, isegi kui on see nii-öelda liigsöömise häire, et 95% ulatuses on meil ta ikkagi paigas, nagu tugevalt paigas, et me teame täpselt kõik, mis meil suu sisse läheb ja me liigume oma eesmärgi poole ükstapuha mis, eks. Aga see liigsöömise häire nagu siis mingi hetk nagu lahvatab ja me võime selle tulemuse suht nagu hetkega nullida, kui sa seda nagu jätkad päevast päeva, aga kuna me nüüd oleme nii-öelda siis seda asja nagu peas rohkem nagu siis läbi mämmutanud, eks ju, siis me suudame seda tegelikult mingis mõttes ka enda jaoks nagu ära kasutada, ehk siis seda nimetatakse inglise keeles vist nagu refeeding day põhimõtteliselt, et laadimise päev, kus sa nagu lasedki ennast lõdvaks ja noh, teadmisega, et selle najal sa teed siis homme, ülehomme väga tugeva treeningu. Jah, vot. Aga võtaks nagu infoks lihtsalt neid põhjuseid äkki. Ma otsisin neid välja, panin kirja mõned, et mis nagu võivad seda põhjustada ja et siis see ei ole nagu mingi häbi asi, et ma lugesin seda statistikat ka netist, et ei tea, kas see oli mingi 20 või 30% nagu inimkonnast
on kokkupuude selle asjaga. jah, see on ainult mingisugune osa, keda on võib-olla küsitletud, tegelikult on veel rohkem. jah, et see on ju selline häbiasi, ega keegi ei julge tunnistada seda vist väga vabatahtlikult või? Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ei tunnistatagi, vaata see ongi, et pooltel juhtudel see paistab nagu siis välja, ehk siis ülekaalulisena olekurss ja teistel ei paista see välja, sest nad on tegelikult võib-olla peenikesed, aga nad söövad üle ja nad võib-olla siis pärast oksendavad selle välja. Või jah, teeditavad maha või siis oksendavad selle välja või noh, seal on nii palju. Oksendamine pidi olema juba, seal oli mingid teised nimed juba, buliimiad ja anoreksiad ja et see pole enam liigsöömishäirega pidigi see asi olema, et sa ei väljuta toitu. jah, et see pidi nende vahe olema, et see on nagu võib-olla gramm parem nendest teistest, kus sa hakkad juba oksendama ja mingit jura tegema. Kas sa kujutad ette, et ma alles hiljuti oma lolli peaga mõtlesin seda asja, et miks ma ei ole nagu selline tegelane, et ma võingi selle ilge koguse sisse ajada ja siis pärast lihtsalt väljutada selle, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kurat, et see on ju, see ongi ju uus probleem. Et see pidi gramm hullem juba olema, jah. Et sellest arenevad veel hullemad asjad välja ja ma pärast tekitan oma maoprobleemid ja noh, ühesõnaga tervis hakkab siis kokku kukkuma igatepidi. Hambad lagunevad selle maahappega ja mis iganes. Kõik asjad. Olen rääkinud sellist inimestega isegi, jah. Jah. Okei, võtame neid põhjuseid natuke, et kõige hullem asi, geneetika, mille eest me ei pääse, täitsa lõpp. Et kõige põhilisem põhjus pidigi olema, et geneetiline, saadki vanematega kaasa. Mingis see pidi just välja lööma siis kuskil täiskasvanu eas umbes, et varajases täiskasvanu eas enamustel. Või siis juba puberteedi eas ja osadel enne seda ka. Ja kurat sünnib kaasa ja mingi hetk lihtsalt õgidki tuimalt, jõhkralt ja sa ei teagi, mida sa teed või miks või jube lugu tegelikult, vaata, avastad ennast. Minul läks nagu näiteks jõhkralt halvasti mingi perioodi elus ja mis iganes kuradi, siis lõi nagu välja, et aga muidu olen nagu tubli on ju olnud, aga mõni on ju kuradi seal 150 või ma ei tea, kui mitu kilo. Ja ma uurisingi niimoodi, et üks härra rääkis sellest ja ta ütleski, et temal juhtub seda niimoodi, et hommikul näljutab, õhtul tähendab lõunaks juba sööb. Ja ütles, et kuni 3 korda päevas läheb täiesti nagu käest ära ja temaga alguses ei teadnud, et see nagu häire on, ta lihtsalt mõtleski, et ta on peast nagu kuidagi veits vigane või mis iganes või et ta ei julgenud abigi otsida. Enamuses just see geneetiline asi ongi, et minul on ju see perekonnas siis nii-öelda tugevalt sees tegelikult ja tänu sellele, et ma selle spordiala ja üldse nagu spordis enda jaoks üldse avastasin, tänu sellele ma praegu olen sellises vormis nagu ma olen, eks. Aga ma võin öelda, et kahjuks minu teistel perekonnaliikmetel nii hästi pole läinud ja eks ma üritan nagu neid ka siis ikkagi suunata ja abistada, aga vaata, see ongi selline asi, et ma võin ju rääkida, aga see tihtipeale ei jõua nagu sinna kohale, kus ta peaks jõudma, sest et see peab su enda seest tulema, et kas sa tahad seda päriselt teha või sa ei taha. Sa tahad mõista. Jah, tihti juba meie põlvkonnal on selline asi ka, et vaata infot liigub ja hästi paljud nagu leiavad selle info ja et nad tahavad nagu muuta asja siis tervislikumaks või kuidagi, et sa võiksid ka ju loll edasi olla ja samas vaimus edasi panna ju, et sa ei tunnistaks endale seda ja et sa ei tunnistaks teistele seda praegu. Ütlekski, et mul ei ole häda midagi ja hästi paljud on sellised, oled tähelepanud, kes on mingid närvihaiget ja mingid sellised, et nad ei tunnista. See on üks suur samm, selleni ongi iseendale tunnistamine ja kui sa juba julged tegelikult sellest rääkida avalikult kõikidele, mis iganes, et see on juba tegelikult nii suur samm ja see aitab tegelikult nii palju kaasa. Ilmselt lähiajal sul mingi klõps käib, millega sa asja ära parandad või kuidagi ära lahendad ja mul järjest neid klõpse siin tuleb ja ma olen tegelikult sellega ülirahul, et elu on nagu toonud praegu mulle nagu
õigeid inimesi, minu suhtlusringkonda, noh kasvõigi sina on ju, siis olen ma ju nii-öelda hakanud ise rohkem nagu vaeva nägema sellega, et uuridagi, kuulata päevast päeva tugevalt materjali läbi, et kui ma Ivolegi saatsin selle video ja siis Ivo ütles, oh sa pagan, et see on nii pikk, et mul ei ole aega seda vaadata. Ei ole kunagi aega. Ja mõtle nüüd, mina kuulan keskelt läbi päevas kuskil 8 tundi järjest materjali. Ma lihtsalt pakin seda. Ma peaks endale ostma üks kord need klapid, juhtmevabad, sellepärast, et mind need juhtmed nii häirivad kõikides minu tegevustes ja siis mul telefon lendab taskust välja ja siis need klapid saavad viga, ma olen nii palju klappe ära lõhkunud. Ja ma olen siuke intensiivne vend ka, et kui mina juba tööle hakkan või midagi tegema, et siis kaduge raisk mul eest ära, et muidu ma olen vihaseks teie peale. Et jah, et ma olen hull töömees, see tuimestab ka minu valu vist kuidagi. Ja, see on üks asi on tõesti. See on see, miks aeroobne on tore ja seda ma teeks 5 tundi päevas, kui ma saaks, kui ma vastu peaks. See ongi üks asi, mis on nagu mul siis ka siin kirjas, et kuidas ma seda asja nagu vältida saan, ongi see, et kui sa nii-öelda tekitad endale muu huvi, ehk siis sa tead, et sul on küll see toit, aga sa nii-öelda ajad ennast eemal. Me räägime siin tegelikult lahendustest juba. Jaa, me räägime lahendustest. Võtame põhjused läbi, me ei saa raisk. meil on nii palju öelda lihtsalt, et info pressib peale. Kurat, ei, jutt on hea sellest, sest see on hullu. Nii, geneetiline võtsime ära. Nii, võtame veel ühe asja, et tihti lugu on see, et premeeritakse lapsi, hakkab lapsepõlvest pihta ja premeeritakse, kui läheb hästi, kui läheb halvasti, üks neist 2. Et siis lohutatakse? Jah, lohutatakse, premeeritakse toiduga. Ja, kui sa teed mingi asja hästi ära, ma ostan sulle 3 jäätist raisk. Või lähme sööma restorani. Ja siis, kui sul läheb halvasti, no ei ole hullu, võta frikaid, et noh, midagi sellist on ju. Et võib-olla jah, see pidi olema üks suur põhjus. See härra, kellest just siin enne oli juttu, kellel oli 3 korda päevas, mis ma siin ütlesin, tema rääkis ka sellest, et temal ema nii-öelda siis, nagu ma aru sain, see oli ka nii kiiruga kuulatud, et mina sain aru niimoodi, et temal ema ei tahtnud teda. Ta ei tahtnud lapsi ja talle ei meeldinud nagu lapsed ja kui ta peale tööpäeva tuli koju, siis ta oli lihtsalt pojale lükanud toa uksest sisse mingi magusad saiad või asjad ja lihtsalt minema läinud. Ja sellepärast ta oli seda teinud, et ta ei tahtnud lapsega tegeleda, siis see toit oli nagu lapsele lohutuseks, et laps ei tunneks ennast halvasti, et tema ema nagu teda siis vist ei taha või mingi siuke teema. Ja see kutt ütleski, et noh, nüüd ta teab seda, et sellest tal see välja areneski ja siis ta hakkaski nagu salaja niimoodi ennast lohutama siis, et temal oli seda lohutust vaja. Seda premeerimise koha pealt ma nagu ei oska öelda, et võib-olla siis kui lastelt nõutakse teab mida on ju, mingi sunnitakse tead siin noorelt juba Euroopa meistriks saama või milleks iganes ja laps ei ole võib-olla selleks valmis. Ja enamuses lapsed ei ole selleks valmis, see on vanemate soov ja tegelikult vanemad ei tohiks niimoodi pressida ja see on tihtipeale arenebki sellest välja, et vanemad tahtsid ise minevikus saada selleks, aga ei õnnestunud, et no nüüd teeme nüüd lapse selleks, et aga äkki laps ei taha, mis sa selle peale kostad? Jah, vot, see pidi üks suur põhjus olema. Ja mõtlen, et tal läks selles mõttes isegi hästi, ta saab seda tunnistada, aga on ka ju teine lugu, kus üks tüdruk samamoodi, keda ka ei tahetud ja ta surigi enda toas üle küllustatud toidust ja ta lihtsalt lämbus oma enda keha raskuse peale ära ja ta avastati surnuna lihtsalt voodist ja nii oligi, et tema ei tulnud sellest välja. Jah, et kõigil nii hästi ei lähe muidugi. Vot. Üks põhjus siis veel on see, mis nüüd inimesed tekitavad ise on see diet mentality on inglise keeles, et noh, see nii-öelda dieedi mentaliteet või kuidagi, et teiste nähes siis sööme seal kanasalatit ja hardcore ja Instagramis reklaamime, et oi, kui tubli ma olen ja kõik jutud ja siis kui lõpuks siis satutakse üksinda kuhu iganes koju, oma tuppa, oma WC-sse kuskile peitu on ju.
siis tulevad välja need kuradi kõik need asjad ja siis tihtilugu vaatad mõnda inimest, et kurat, sööb nagu nii ilusti ja kõik on nagu nii hästi ja ma ei saa aru, kuidas ta kaalus alla ei saa, aga võib-olla tal ongi see sama häire, on ju, et jah, et jälle lugesin ja kuulasin ja kuidas näiteks räägivad naisterahvad, et kuidas nad mingis vanuses siis, kes puberteedi eas, üks oli juba 12 aastat vana, üks naisterahvas oli seal mingi 20-ndate alguses ja nad ütlesidki, et nad hakkasid käima mingi toitumispetsialiste pidi ja lasid endale muudkui kava ja selle ja tolle teha ja siis oligi mingi, tead, esialgu nad suutsid 3 kuud tubli ja siis läks käest ja siis see aeg muudkui lühenes järjest ja siis oligi jälle nagu üks naisterahvas rääkis, et hommikul ei söönud, ütles, et õhtuks oli pähklikauss juba ees ja pistis lihtsalt peoga ja et pidama ta ei saanud, on ju. Et see on nüüd ise põhjustatud, see dieedi mentaliteet, et see on nagu päris hull, see on, kuidas need fitnessi inimesed, kulturistid, kõik need endale selle asja ilmselt mingi aeg saavad, on ju. Või läbi elavad selle kuidagi ja kus iganes siis, kuidas see läbi käib ja seda, vot see on ka kindlasti üks minu selline ehe näide, et kõik teised näevad nii, nagu ma seda muidu teen, eks ju, ehk siis see ongi 95%, aga nad ei näegi mind selles nii-öelda vana mina, et nad ei näegi seda nädalavahetust, kus ma siis olengi seal laupäeval, pühapäeval ja ütlen, et nii, cheat day alaku. ja siis läheb ja siis ma ju võtan ju kõike seda, mida võib-olla isegi ei taha nii väga. Aga kuna lihtsalt, et söömise pärast, et ennast nagu lohutada sellega, et ma olen olnud tubli. Sa oled nii tubli olnud see nädal. Jah, ma olen nii tubli olnud ja värki-särki ja nüüd ma nüüd võin võtta. Et muidugi võib, aga vaata ongi kogus läheb liiga suureks. Jah, mis ma nagu soovitakski, ma olen ka rääkinud inimestega, et kellel on need cheat day'd nii öelda, et siis hommikust õhtuni tõmmatakse nii, kus torudest tuleb, on ju, et võtke ära need asjad, et see ei ole tervislik. Jaotage ära see cheat day siis nädala peale, on ju. Et võtke näiteks, ma ei tea, sööge üks päev jäätis, sööge teine päev oma 5 kommi, sööge kolmapäevaks oma 2 või 3 küpsist, sööge iga päev midagi kasvõi, aga ärge tehke mingit cheat day'd, et nädal aega oled siis kana, brokkoli, riis ja hardcore Dwayne Johnsoni dieet ja mis iganes, on ju, ja siis tuleb nädala lõpus see üks päev. Enamus inimestel, te ei saa pidama selle ühe päevaga esiteks, et kui laupäev juba läks, siis pühapäeva hommikul sa ärkad selle halva tundega ja siis on niimoodi, nagu nii läks perse juba. Mis seal siis ikka, ma käin poest läbi ja tuled kotitäiega tagasi ja sellest kotitäiest õhtuks on vähe. Ja füsioloogiliselt ta hakkab küsima, aga kui ta 24 tunni jooksul ta tahab tegelikult keha tahab saada seda sama asja, mis ta eelmine päev sai, et kuna ta harjus nii-öelda korraks sellega ära, siis ta tahab järgmine päev uuesti saada. Ja enamuses ei suuda ei sellele öelda. Täpselt nii ongi. Ja kui nüüd Ivo andis selle nipi nüüd, kuidas, et jagage nädala peale ära, siis praegu tänapäeval see asi eriti lihtsaks tehtud, ka mina söön, ütleme, äppide ja kõigega, on ju. Ja äppidega ka, aga nagu igasugused kalorivaesed jäätised, kõik asjad on tegelikult juba leiutatud, nii et mina näiteks söön väga tihti kalorivaesed jäätiseid ja ma arvutan selle lihtsalt sisse, mitte midagi ei juhtu. Mina dieedi ajal nüüd olen teinud kohvi kaneeli ja magustajaga ja siis ma olen õhtul teinud teed samamoodi. Ja kui ma teen terve päeva niimoodi dieeti, seal on põhimõtteliselt 0 kalorit, sealt ei tule midagi, vaata. Aga mul on kuidagi vaimselt seda laksu vaja, vaata. Ja ongi niimoodi, muidu ma jõin kohvikoorega. Ja ilmselgelt dieedi ajal ei mängi välja selle koorega hästi, et sa saad selle arvelt nii palju vähem süüa, on ju, et ei ole mõtet. Ja et ongi nii, et kui ma ei saa seda teed, või kohvi või seda magustajaga seda, mis ma endale leiutanud olen, et midagi jääb nagu puudu. Järgmine päev on nagu raskem, õhtu on raskem, kuidagi nagu imelik, et ilmselt nagu räägitud olid geneetiliselt see häire, on ju. Mul ka ikkagi mingil määral kaasas on ju. Et kui mul läheb raskeks näiteks diidiga, me teeme ju oma elu raskeks, et
siin ongi ka põhjused mul, et psühholoogilised põhjused, mis seda nüüd tekitavad, on stress, siis on hirm millegi ees, on ju, me kõik kardame midagi, mulle ei meeldi raisku kuradi mesilased ja asjad. Ma kardan hambaarsti. Ja igasugu mured on ju, et noh, tead siin nagu on vahepeal, lihtsalt tuleb järsku nagu kuskilt õhust tuleb mingi probleem sulle, saad tead mingi e-kirja ja just mõtled, et kuule päris hea kuu lõpp tuleb või päris hea nagu, et midagi ei paista nagu. Ja siis järsku kuskilt tead, tuleb lihtsalt mingi asi sulle, jalg tuleb näkku kuskilt, nagu mingi Bruce Lee pimedasti. Vana hea. Ja noh, see ärevus, millest me oleme rääkinud siin ja kõik. Vot sellega sama asjaga nüüd ju võikski ju meilt mõlemalt, eks ju küsida sellise filosoofilise küsimuse, et kas me siis oleme iseloomult nagu nõrgad või? Tegelikult ju, tegelikkuses me ju ei ole, sest et noh, arvestades see ala, millega me ju siis tegeleme, on ju, see nõuab väga suurt pühenduvust, see on nagu elustiil, eks ju. Et aga samas, noh, et mõtle nüüd, et meie nagu saame sellega kuidagi pidi nagu hakkama, nagu võib-olla kui siis hoida siis kas või seda balanssis seda asja, et me ei lähe ei paremaks ega halvemaks, aga vaata, kui paljud kosuvadki aasta järelt, et iseloomu, noh, arvavad, et ka, et iseloomu ei ole, aga vaata, ongi geneetiline jälle, noh, et ei saa midagi teha, noh. Jah, et selle geneetika vastu kahjuks ei saa, et jah, kui see asi juba on, siis ta juba on, et eks parandada ikka saab asja ja tuleb need väiksed siidid ja need sohid ja mis iganes siis enda jaoks leida ja noh, nagu minu jaoks ongi näiteks see mõnus tee õhtul salati kõrval, et see on hea magus, noh, ja et see võtabki maha mul need asjad, need pinged ja värgid ja mind tegelikult noh, nagu natuke mis on hästi raske on, et rajalt kõrvale kaldumist, ma olen praegu nüüd 12 kilo maha võtnud, ma olen dieedil olnud, jumalast kihvt on olnud ja kõik jutud ja täna siis me siin tegelikult hakkame pidama Ivo sünnipäeva natuke on ju ja mul ongi nagu 2 päeva juba ette, et perse see sünnipäev ja kurat, jälle seal on ju mingid toidud ja seal on joogid ja no kuidas ma ei võta snapsi poistega ja kuradi, kuidas ma siin noh, ei hakka kuivama ju, noh, mõnes mõttes tekitab stressi selline asi, et see on raske, mulle ei meeldi oma joone pealt kõrvale astuda, kui ma seal juba olen, et okei, ma teen ja ikka täna selle sünna ära ja tõmban siin varsti rummikuksi naha vahele ja hullu, et unustan oma asjad, et jah, samas tuleb osata ka seda teha, on ju, kuidagi seda joone pealt kõrvale minna natuke, öelda, et tavai, ma täna olen tavaline inimene, suva, on ju. Jah, et seda on vaja lihtsalt vahepeal restarti teha, et no, vaata ongi jälle vaata, see ongi nokk kinni, saba lahti, eks ju, et ühe käega võtad, teisega lükkad ja nüüd tänane päev siis ongi nagu selline, kus siis järjekordselt oleme selle läve juures, et nii, et nagu võiks, on ju, oleme tublid olnud ja oleme ka edaspidi tublid, aga nagu väga ei tahaks, noh, pekki küll, noh. Tead, nagu kuidagi miski asi sees häirib, on ju. Närv ajab lihtsalt. Persesse sünnipäev. ja nii palju ju olen isegi ju ära öelnud väljaminekuid sellepärast, et ma tean, et kui ma nüüd välja lähen, siis ma võin lihtsalt olla tugev ja siis järsku tuleb see klikk ja ütlen, tead, pekki küll, et ma siis täna, ma siis söön. Mõnes mõttes peakski kohati olema isekas. Sa tead, et sa teed endale halba, kui sa lähed, peakski olema nagu isekas ja noh, mõnes mõttes on ju see õige, et ma ei saa tulla teiega narkopeole, sest te kõik tõmbate pilve ju, noh, ja mul on võimalus väga suur, et ma hakkan koos teiega pilve tegema ja noh, samas see sünnipäev meie jaoks ongi nagu see narkopidu, vaata. See läheb mölluks, noh. Söök on ju ka narkotehniliselt. Seal on alg see kõik, et kuradi, et see läheb andmiseks, see läheb räigeks peoks, noh. Et võibolla teatud oludes ongi lihtsam inimestel keelduda mingitest asjadest. Et noh, ei saa jälle pahaks panna, kui keegi oleks dieedil räigel ja ta ütleks mulle, et Ivo, ma ei tule su sünnipäeval. Ma ütles kohe, et understand, ei ole probleemi. Aga vaata, meie saame aru, vaata, aga paljudel ju viskabki see kõrv, et kuidas sa nagu nii egoistlik oled, et
aga peab olema, sest et mõtle nüüd, see on ju tegelikult ju meie tervis. Ja. See ongi see asi ju, mille eest sa saad ainuüksikuliselt ju vastutada. Keegi teine sinu tervise eest ju vastutada ei saa. Ongi. Võtaks veel neid põhjuseid natukene. Nüüd see on see sotsiaalne surve nii öelda siis, jah. See on kõige suurem asi minu arust. Jah, et siin mul ongi nüüd kirjas ka, et välimus, siis on need ajakirjad, mida tänapäeval palju nüüd noored enam jõuavad näiteks, aga vanasti oli. Instagram on selle asemel. Ja sotsiaalmeedia. Ja mis ei ole muidugi reaalsus kõik, et seal ju töödeldakse, möllatakse neid pilte. Mul on endastki Siim Kinnasega on pilti tehtud, sellised ebareaalsed pildid, kus Ivol on võetud ära mingi sünnimärk või mingi nahadefekt kuskilt või midagi, et ma näen ka nagu ulme vend välja nagu, et selles suhtes jah, ma ei ole neid väga ülesse pannud. Sellepärast mulle ei meeldi see ebareaalne sotsiaalmeedia kohati, et mulle meeldib nagu tõtt rääkida, nagu ma siin praegu teen seda. Et mul need pildid on kuskil kõva kettal alles küll, aga no näed, ma ei tea, kas sa viimast näiteks pilti nägid, mis ma tegin siis nii-öelda Saadjärve ääres. Jaa, panin laigi sinna. No näed, et siis ongi, vaata, tehniliselt on ka ju see sama pilt mingis osas ebarealistlik, sest et tegelikkuses seda pilti on tsipake töödeldud. Ma olen ennast seal natuke tumedamaks teinud, sest ma olen väga valge nahaga. Aga vaata ongi, et mina tahaks tegelikult ma võin enamusel inimestel jälle jätta selle mingi vale mulje, aga praegusel juhul mina nägin seda pigem nagu kunsti, ehk siis keha ilu, mida ma tahan nagu näidata, mida ma olen iseendast teinud ja iseendale ka siis tulevikus, et kui ma kunagi vana mees olen, et siis ma saan ka vaadata või lastele näidata, et näed, vanaisa oli Stallone vanasti. Lapsed ei tea enam, kes siis Stallone on. Just. Keegi tänapäevalgi enam. Vot, see on meie aja siuke. No need on need hääbuvad tegelased, aga just hiljuti tuli välja uue videoga, et milles lükati ümber. Ja, nii. Tahad sa veel midagi selle sotsiaalmeedia koha pealt, nendest põhjustest midagi, neid põhjuseid muidugi on hästi palju, et me ei jõua kõik läbi võtta. Põhipõhjus näiteks, mis minu jaoks on sotsiaalmeedia juures, ongi see asi, et kus ma nüüd ju olengi selle sama pildi endast maalinud. Et see mees on nüüd see nii-öelda siis kulturist, mida ma tahan ka kohe nagu puudutada, et see mees on nüüd siis siuke kulturist, tema peabki olema selline vormis, tema näeb nii ja naa välja, eks ju. Ja kui ma teda nüüd tänapäeval näen, et eks ta siis, ju ta siis näeb samasugune, eks ju välja, mis nagu üldjuhul võib-olla päris nii ei ole, aga vähemalt nagu pilt on nagu loodud sellest. Ja siis nüüd ongi see, et ma ei saagi ju kuidagi sellest rajast nagu välja minna, sest et minu suhtes on esitatud nagu mingisugused ootused, kas või see sama, et kuna sa võistlema lähed. No ma ei tea, see on nii keha võib-olla suudaks sellega, aga vaimselt ma ei saa võib-olla hakkama sellega. Jah, see on, pärast räägime sellest veel natuke lisa sellest võistlemisest ka, et see on mul soovituste all kirjas, et mis ma soovitaks sellistele inimestele nagu omast kogemusest ja sellest, mis ma olen uurinud ja üleüldse, aga räägime sellest pärast, et nii, okei. Selline lugu siis. Mina mingi aeg hakkasin looma endast sellist pilti ja siis ma nagu panin su stoppi sellele, et ma nagu mõtlesingi, et see ei ole mina, et see on kuidagi, ma võtsingi hästi paljud pildid maha, mingid võistluspildid, kus ma seisin mingite staarimate vendadega, seal näitasin oma muskleid ja värke ja mõtlesingi, et kurat, see on võlts, minu jaoks see on võlts, kui ma teen seda, ma ei tunne ennast hästi, vaata. Et ma olen kulturist ja ma tegelen selle fitnessi ja kõigega, aga samas ma olen kuradi eluvend ka raiska või ma olen kuradi elanud raisk, kihutanud sõidukitega, kuradi käinud pidudel, kuradi pannud igasugu aineid, joonud kõvasti, et selles suhtes kurat, ma olen GTA, päris elus. Jah, umbes nii ta on olnud. Relvad vist ei ole veel mängus, jah? Ei ole õnneks. On igasugu kuradi eluga elatud ja tundsingi kuidagi, et fuck raisk, et kui ma ainult esitlen ennast mingi kulturistina kuskil Instagramis, et siis ma ei tunne ennast hästi, et see on võlts, on ju. Aga siin videodes saab vaata jutu ka juurde panna ja
ja siis saab ikkagi öelda ka, et kurat, Ivo on ikka eluvend ka, et pidu on ka kõvasti pantud ja igasugu toredaid asju tehtud, et võib-olla kui kedagi väga huvitab, et siis peaks oma elu läbi mõtlema, me võiksin Raunoga rääkida küll, ma arvan, neid seiklusi, et mis me oleme käinud või kuhu me ennast oleme joonud või kus me oleme ärganud või kus Eesti otsas või selles suhtes noorena. Et seda on kõike tehtud, et ma ei ole kindlasti ainult fitnessi me oleme ka inimesed endiselt. Ja oi, ja millised me oleme ka ikkagi inimesed ja isegi need samad tipud on ka samamoodi inimesed. Jah, sina nüüd räägid siin, et sul on raske nagu sellest joonest kõrvale astuda, et siis põhimõtteliselt see on kohati vabastav, vaata, et ma isegi soovitan seda teha ja mõnes videos isegi räägid võib-olla sellest, et see laseb sulle hinge võib-olla vabaks, et sa ei ole ainult kulturist ja see on ainult hobi, vaata. Jah, see on hobi tõesti. Et ma ei ole ainult kindlasti kulturist, et see on lihtsalt nii-öelda see elustiil, mida mulle meeldib elada, ehk siis täpselt. Näha nii-öelda, ma tahaks näha väga hea välja. Väga õige. Aga minus on miskit muud ka, et kui ma nüüd võtangi selle poole, et näiteks hea näide, siuke konto nagu Tinder, eks ju, kus saab siis endale suhet otsida, siis mina olen spetsiaalselt teinud Tinderi konto niimoodi, et mul ei ole mitte ühtegi musklipilti seal, mitte ühtegi, sest et ma tahan tegelikult, et see inimene, kes minust huvituks, ta ei näeks minu seda välisfassaadi, vaid ma tahaks, et ta näeks tegelikult esimesena minu sisu ja kui ta tõesti tahab uurida, siis ta läheb ja vaatab minu, ma ei tea, Instagrami või Facebooki kontot hiljem ja siis ta nagu saab selle üllatuse osaliseks. Siuke vend, et musklid on ja ei olegi nii loll või? et musklimehed peaks nagu palju lollimad olema, et mis toimub, et see ei lähe kuidagi kokku. Okei, nii ta on. Nii, mina tegin ühesõnaga siin researchi ka, natuke ikkagi netis kolasin ja nagu mul kombeks on, et mind hakkab asi lihtsalt huvitama ennast ka, on ju. Ja ma tõmbasingi siis sümptomite listi lahti ja mul silmad läksid päris punni, et ma näitasin Raunole ka seda just, Rauno ütles, sa raisk. Jah, vaata ongi, et kui videotest kuulan neid asju, siis vaata, nad on nagu eraldi lahti seletada, kui niimoodi nimekirja vaadata, kui palju neid sümptomeid on, siis mõtled küll, et täitsa lõpp, et kui nagu laia haardega see on. Jah, täpselt, et kui hull see asi on ja ma loen siit, katsun ruttu ette lugeda midagi, et ärme vast mingid kommentaare juurde hakkame väga panema. Jah, igaüks saab ise enda jaoks tõlgendada. Täpselt, kas tal siis on seda esinenud või mitte ja nii võimetus lõpetada söömine isegi siis, kui tunned juba füüsiliselt halvasti ja et sa oled hästi täis, on ju. Mina täiesti. Ja nii. Hästi suure koguse toidu sisse siis söömine hästi lühikese aja jooksul. Nii, söögi peitmine, et seda hiljem salaja süüa. Seda sul ei ole. Seda mul ei ole. Aga see on hästi suur põhjus. Lugesin selle kohta hästi paljudel. Kes inimesed, kes videot vaatavad iga põhjuse peale, mis on, kui on mul, siis ma tõstan käe üles ja kui ma ei tõsta käed, siis mul ei ole. Ja, nii. Normaalne söömiskäitumine seltskonnas, õgimine üksi olles. Nii. Pidevalt terve päeva vältel söömine, kuhu pole planeeritud konkreetseid regulaarseid toidukordi. Häbi tundmine suure toidukoguse söömise pärast. Mul on see kindlasti. Mul on enda ees häbi, kui ma peaks seda tegema nagu, et kommoon Ivo nagu väike bitch, kuda nii. Nii, söömine on ainus viis enese rahustamiseks. Nii, küllustunde puudumine, hoolimata toidukogusest, mina olen tundnud seda, et ma võin jõhkralt süüa. Ja mingil teatud päeval ongi nii, et ma ei saagi täis, et ma võtan selle külmkapi ette, kui ma tahaks. Ma saan kõik läheb sisse. Jah, et vaata, ma elan ka koos perega praegu. Lastel süüa ei ole. Isa jälle süüa. Ma ei saa jah poisi püreesid sisse kärutada. Tal on mingid piimasid. Isal on punts piimane ja mõt kui õgib. Vot, et selles suhtes ongi, vaata, ma elan nagu perega koos, et sellepärast ma sellest häirest saan suht hästi hoiduda ka, on ju. Okei. Süütunne ning enesetunde langus pärast söömishoogu muidugi, see on ju... See on tüüpiline. Nii vihaseks lähed iseenda peale. Ja meeleheitlike kehakaalu ja toitumisharjumuste kontrollimine, et see on jah, nagu me rääkisime, et see põhjustab seda, kaalu tõus, kindel see, madal enesehinnang, depressioon,
ärevus, mina. kaalu kõikumised, seksuaaliha kadumine, kõrvaltvaataja silmis dieedi pidamine, uskumus, et elu oleks kaalu kaotades parem, füüsilised, meditsiinilised komplikatsioonid võivad tekkida, kindlasti tekivadki pikapeale, ebakorrapärane menstruatsioon. No meil ei saa olla. Nii, diabeet võib täitsa tekitada, kõrge vererõhk, kõrge kolesterooli tase, hingamisraskused, südamehaigused, maksa- ja neeruprobleemid, südame seiskumine ja surm. No need on põhimõtteliselt need viimased juba, mis sealt tulid, ongi põhimõtteliselt väga ülekaaluliste inimeste probleemid juba. Pikaajaline ja päris sügav häire juba olema. Jah, et siin on ikkagi inimesed, kes on rasvaprotsendi juures seal juba 40 ja niimoodi, et see on juba väga tugev probleem. Põhiasjad, mis ma ka nagu uurisin ikkagi inimestelt nagu et kes sellest nagu räägivad vabalt ja avalikult, põhimõtteliselt enamusel on see, et juhtub üksinda nagu ja neil on häbi nagu teiste ees, et nad niimoodi söövad, vaata, sest nad muidu nagu vormis paljud, osad ei ole ka ja seda tehaksegi kuskil oma kodus üksinda, et kuskil mujal suudetakse nagu hoiduda. Ja minul on vastupidi just, et ma nagu olen sellest nagu teinud nagu mingisuguse nalja tehniliselt, et ma nagu kuidagi nagu esinen sellega natukene, et võib-olla sõbrad, kes on nagu minuga koos peol olnud, mis iganes, siis nad on kindlasti ju tähele pannud, et ma võin nagu süüa teiste ees väga suuri koguseid, vaata, sest ma olen piisavalt nagu kehaliselt enesekindel, sest ma näen ju ikkagi vormis välja, eks. Ja siis teistel inimestel nagu tekib see küsimus pigem, et mis mõttes, et sa sööd nagu nii palju, aga kuidas sa siis sellises vormis oled. Vaat sellepärast olengi, et ma enamus ajast ei söö niimoodi. 95% ajast ma ei söö niimoodi. Ja nüüd ma sellel momendil lasingi enda vöö lahti, kõht tuli üle püksiserva ja hakkasin pihta. Täpselt. Jah, ütleme, et kui sa elad sellist fitnessi elustiili ja sa teed seda asja, siis on täiesti suva, vaata, tegelikult, mis siis on, et oled näiteks 3 nädalat dieedil ilusti, ükskord tuleb pidu, tõmbad oma kõhupunni ja jood ja möllad ja elad elu, et ei tundu nagu kuskil vanaema juubelil nagu mingi vigane näiteks, et ei lähe sinna karbiga, aga sinna tulebki nüüd see asi mängu, et kui sa tahad võistlema minna, siis see teravuse aste, mis nagu ikkagi tuleks saavutada, vaata, see on nagu nii haige lihtsalt. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne, et see teravus, mille käes sa pead nagu viibima ja kui sa tahad ikkagi võistelda teiste vastu, et see on isegi eluohtlik. Jah, et millega sa sinna võistlema lähed, et see on ikka nii räige, et point ongi selles, et kui te ei suuda võistelda, ärge minge sinna nalja tegema ja kui te suudate võistelda ja tahate, et siis ütleme, et sinna lavale ikkagi jõuavad geneetiliselt tugevad inimesed, sinna koorekihti nii-öelda, geneetiliselt tugevad, vaimselt suhteliselt tugevad ikkagi, kuigi nad on ka läbi elanud neid asju, millest me siin räägime, aga ma olen ka rääkinud paljude inimestega, kes ei suuda isegi sinna kuskile, ütleme, võistlusinimesed siis loevad niimoodi 1 week out ja 1 kuu siis nagu võistlusteni ja kuidas nad loevad, ja nad võib-olla on veel 1,5 kuud võistlusteni ja enam ei suuda ja enam ei saa ja mis iganes ja ma ütleski, et kõige hullem aeg ongi kuskil see 4 või 6 nädalat enne võistlusi, nagu kui sa ikka oleneb, vaata, geneetiliselt ka mõned vennad on selleks ajaks vormis juba ja nad lihtsalt hoiavad juba, et jah, kuradi, see oleneb inimestest, aga ütlen nii, et kelle vastu sinna ikkagi minna, et nõrga iseloomuga seal läbi ei löö, et jah, kui sa tahad top fucking finaalkohad ühe sõnaga, alates 5. ütleme, kui sa tahad seal lõpus olla, mis on ka tegelikult raske, sest et sa pead ikka vormis olema. Täpselt, et seal lõpu
astmevennadki panevad aineid ja peavad kõvasti dieeti. Nad lihtsalt geneetiliselt saavad peksa võib-olla. Et see, et keegi on 16 võib-olla mingil suurel võistluses, see ei tähenda, et ta tööd ei teinud. Ta tegi sama palju. Ta tegi jõhkralt tööd, ta pidas jõhkralt dieeti, ta võib-olla pani aineid, kõik jutud, aga see, esikoha mees lihtsalt valis endale õiged vanemad, kui ta sündis. Nii lihtsalt oligi. Jah, et tehniliselt see on nii, selle kohal nii loll ala, et tegelikult ju ei peaks üldse inimesi vaata võrdlema, kes nüüd on parem või miskit, aga näed, see on selline ala ja võta see nüüd siis kinni, et kas see on normaalne või mitte. Üldjoontes nagu tegelikult ei ole normaalne, aga esteetilises mõttes, eks ju, vahva ju vaadatagi, et tüüpi, kes on igatepidi sümmeetriline, kõik lihas on nii ilusti nii-öelda kujundatud, aga samas ta ei kujundanud seda isest, et ta sündis niimoodi. Aga ütleme siis nii, et kui sa oled lihtsalt fitnessi inimene, oled vormis, ikka keskmisest paremas vormis on ju, sul ka siin käed soonetavad kõik jalgade peal, soonet, värgid, särgid, et ei saa öelda, et sitas vormis oled, aga ütleme nii, et kui sa tahaks võistlema minna, siis siit on pikk tee minna veel, ega ära nüüd solvu selle ütluse peale. Muidugi, ma ju tean. Et siit oleks üks kuradi, ma ei tea, 6 või 8 kilo või midagi taolist. Just tahtsingi öelda, 6-8 kilo veel ja mõtle. Vaatad nagu 6 kohast, aga reaalselt on. Aga seda saab veel kiulisemaks ajada. Täpselt, nii ongi. Ja nii ongi, et võistlus tavalise nii-öelda, mulle ei meeldi üldse tavalise inimese, aga ma pean ütlema, tavalise inimese pilgu läbi olema super heas vormis. Ja sa võidki teha selliseid söömispäevi ja ongi nagu, et kui sa sellist elustiili elad tegelikult. Aga lava peale ma lähen, siis mu üle lihtsalt naerdakse, sest et mida sa seal teed, paks poiss. Kui sa tahad lavale minna, siis sellise toitumisehäire jaoks ei ole mitte grammi eest ka ruumi. Et ütleme, see asi ikkagi, ja seda ma olen läbi elanud ja ma sellest taastusin mitu aastat. Et see, et kas sa lähed võistlema, kuna võistlema või mis see nagu annab sulle, et vaata äkki sa ei suudagi minna või ongi, et kas on mõtet, pärast see lööklaine, mis sealt peale võistlusi tuleb, võib päris karm olla. Tehniliselt me vastasime minu sellele, mul on siin 3 küsimust, et sellega me vastasimegi mu esimesele ära, et kulturist pole siis nii-öelda tervislik olla. Mõne inimese jaoks kindlasti mitte, jah. Enamuse inimeste jaoks tegelikult ei ole kulturist tervislik olla, aga siis on mul selline filosoofiline küsimus, et kas me siis oleme läbi kukkunud, kui me ei võistle? Kas me oleme siis niivõrd kehvad kulturistid või siis nii-öelda keha ehitajad sellised, kes siis ei võistle, et kas me saame nagu nimetada ennast siis selleks, et ma selle võistlemise koha pealt hetkel ka nagu ütleks, et mul nagu oleks muidu kõik timmis, aga hetkel on niimoodi, et nagu ikka selle koroona ja nagu inimestel vahepeal elus tuleb, et mul on näiteks sissetulekutega probleemid väiksed on ju siin, meil on nagu raske hakkama saada hetkel. See on suur asi küll. Meil läheb raskemaks, ma tean. Miks ma peaks häbenema seda, et teesklen siin rikast ja elan majas ja sõidan rämmiga ja on ju. Me pole rikkad poisid tegelikult. Ja mul on, ma olen keskmisest jõukam võib-olla küll, et mitte ma siin kiitleks, aga elus on vaeva ka nähtud, selle nimel on hästi palju tööd tehtud, aga võistlemise jaoks hetkel ma tunnen, et mul ei ole piisavalt ressurssi. Et ma saaks teha asja nii nagu ma tahaks. Üks asi nüüd on veel, et mul on laps on väike ja ta on siuke, nagu proua ikka naljatam, siuke põrgu beebi, ta on hästi halva unega ja ta just kasvatab näiteks hambaid ja ei tiina, meil on olnud niimoodi, et ärkame pidevalt öösiti ja ta ajab lihtsalt üles ja ta teeb meile show'd ja vahepeal ta ei jää enam magama ja kujutad sa ette, sa tahad võistlema minna, sul on mingi rahvaprotsent seal, mida sul on show öösel. Ja siis on kuradi ja siis need asjad nagu kõik kokku, et mul on vaja nagu pere ikkagi üleval pidada ja et mul see raskus on õlgadel korralik, on ju. Ja kui ma nüüd tahaks võistelda, on ju, ilmselt ma saaks, sellepärast tuli see NPC liiga, on ju, siis ma ilmselt kõik panevad ju seal aineid, on ju, ma peaks panema aineid ka, kui ma tahaks nagu kaasa rääkida seal, on ju. Ma peaks tegema räigelt dieeti, räigelt kõike nagu, ma ei suuda pool nii-öelda kõvaga teha asju, et
kui juba lähme, siis lähme, ma ei lähe sinna 16-ndaks meheks seisma, on ju. jah, et kui selle võistluse juurde minna, siis ka noh, kui mina läheksin sinna, siis ma läheksin ikkagi puhtalt, nagu ma olen viimased 6-7 aastat püsinud, eks ju. Ja ma läheksin lihtsalt võib-olla kogemuse pärast ja lihtsalt on vahva, eks ju. Aga samas ma ei taha minna, kui ma ei ole vormis. Noh, miks ma nagu lähen näitama seda kehva vormi, eks. Ütleme, et noh, nende vendade kõrval see on jube. Ilmselt sa niikuinii ei ole vormis, sest suuruse koha pealt juba ilmselt, et teravusega võib olla veel. Ja moodi. Siis lõpuks võib-olla ongi see, et 2 nädalat enne seda võistlust on ju, okei, ütleme nii, et võtame nüüd ennast kokku, teeme nii teravaks, kui suudame, on ju, naturaalselt siin kõik jutud meie kahekesi teeks. Ja ma arvan, et ennast teades mul tekiks selline tunne, et ma läheks nagu talverallit kuradi suvereffidega sõitma, sest ikkagi need tüübid on loomad seal ja noh, ma tean ju, mis pilt on ainete peal ja mis pilt on naturaalselt, on ju. Et eriti kui inimesed ajavad nagu teravaks ja kiuliseks ennast ja see tippvorm ja kui sa oled veel suur ka veel. Ja kohati ongi nii, et see on nagu öö ja päev, on ju. See ainete peal vend tundub nagu tuussa kurat ja siis selle mitte ainete peal vana sa paned sinna kõrvale. See on sel juhul, kui mõlemad on räigelt tööd teinud, vaeva näinud, iga päev selle nimel 3-4 tundi tööd teinud kogu massaaside, kehahoolduse, toidu, kõigega ja nad on viimase välja võtnud. Ja ongi nii, et see ainete vend, geneetika on ka, ütleme sama, see ainete vend lihtsalt pühib põrandat selle naturaalse mehega, et midagi ei ole teha. Midagi jah, sellega jah. Ja ma arvan, et mul selline tunne paraku oleks, et noh, miks ma siia tulin, miks ma seda kõike ette võtsin. Ma oleks võinud 3 või 4 kuud tagasi hakata tsüklit tegema ja noh, ma tuleks ikka kaasa ka milleski siin rääkima, et vahva on muidugi kutset saada, aitäh selle eest, aga ongi, et noh, ma praegu muidugi tunnen, et kui ma ütlen seda vaata välja, siis ma tunnen, et ma oleks nagu kuidagi kehva inimene selle pärast, aga samas ma tean, et ma ei ole, eks. Aga ma ei ole lihtsalt, ma ei ole vaimselt valmis ja samamoodi ka rahaliselt valmis, et ma küll näen väga palju vaeva, teen tööd, mässan, aga millegi pärast ma ei saa aru sellest, et kuhu see pagana krõbisev läheb kõik, et see on nii imelik, et teed möllad mässad, aga kuidagi ikka ei tule nagu nii välja, et saaks natuke vabamalt hingata, et see on nii vastik tunne ja sellega pealt vormi tegemine viib veel ekstra stressi. Ja, täpselt, et mina nagu hetkel tunnen enda, ma teen seda suveks vormi nii-öelda siin seeriat on ju ka ja ma tunnen nagu, et oi, ma pole selliste raskuste ees veel olnud, tead, et täitsa ma ei saa vormi ennast, täitsa ulme ikka. Et need inimesed, kui te olete vaadanud need inimesi, kes käivad ikkagi pidevalt võistlevas, no ärme võtta Eesti mehi, et Eestis on väga tublid kõik, kes siin võistlemas käivad, on väga edukad igasugustes alades. Aga nagu välismaa tüübid, neil enamus ongi, see ongi nende kogu elu, nad hommikul ärkavad, teevad oma asju ja neil ei ole peret, neil on sponsorid, neil on igast asjad taga, noh, nad saavad selle eest raha, kui nad käivad trennis tehniliselt, et nad reklaamivad, teevad paar klõpsu pilti ja väga vahva on ju. Aga meie, kes mina töötan 2 töö peal, üritan trennis jagu saada, üritan inimesi aidata niisama, annan nõu, helistame vahepeal, teeme, räägime. See sul lõppeks kõik. Kui sa tahaks võistelda, sa ei võtaks kellegi kõnesid enam vastu. Sinu ellu ei mahu mingit negatiivset asja, mitte kellegi aitamist, mitte midagi. Mitte midagi ja isegi tööd ei mahuks enam. Jah, me rääkisime selle joone peal kõndimisest, et see lihtsalt sulle ei mahuks isegi tööd enam tõsiselt. Kohati nii ongi. Ja ongi ja sa ei jõua lihtsalt teha, ei jõuagi. Nii on. Nii, siin juttu nüüd tuli päris normaalselt, päris palju. Soovitan googleldada liike söömishäire, tuleb eesti keeles palju infot. YouTube'is kindlasti binge eating disorder leiate väga palju. Varsti leiate meie video liiksöömishäire. Ei panen eesti keelest värki ka tuleb. Ja meie siis mõtlesime veel sellist asja, et mida me soovitaks nagu omast kogemusest teha, on ju. Et meil on siin punktid isegi kirjas täitsa, et
kas sa tahad, võtame kõigepealt sinu omad ja siis vaatame, mis minu omadest kattuvad ja paneme miskit siis ja räägime natuke. Mina olen praegu siis võtnud selle pigem nagu siis peol käimise nurgast, et ma seda kodust varianti nagu väga praegu ei arvesta, sest koduses variandis ma tegelikult suudan nagu piirata, sest et mul hakkab lihtsalt rahast kahju, et kui ma peaks seda kogust kõike nagu seal kodus veel sisse ajama, et siis see läheks, ma ei tea, see läks väga-väga suures summas toitu, väga-väga suures summas, aga ehk siis peo lähtudes ongi, et ma ei lähegi tegelikult võib-olla pooltele üritustele, lihtsalt juba sellepärast, et seda asja nagu vältida või kui ma lähen, siis ma lähen lühikesemaks ajaks ja teen võib-olla selle nii-öelda kohustusliku nii-öelda söömise osa ära, võtan võib-olla selle tüki kooki, söön seal šašlõkki värki ja üritan nagu siis selle peo nii-öelda lühemaks teha, et mul ei jõuaks see mõte nüüd kohale, et pagan toit on ju veel, et ma nüüd saan süüa veel. Ma olen ka nende pidude koha pealt nüüd mainiksin ka, et ma olen ka alati otsinud üles need porgandi, tomativaagnad, värgid-särid, mis tavaliselt kipuvad mitte tühjenema. Ma võingi võtta selle terve selle vaagna seal ja muudkui nokin sealt porgandit, tomatit rahulikult, mis siis, kui ma panen ta korra näiteks tipikastmesse või kuskil. No tollel päeval. Sellel päeval ja ma teengi tühjaks neid igasugu asju, mul hästi paljud teen tühjaks. Et ilusti pärast on jääb koristada. Ma ikka ühe jätan sinna, vaata nagu alati. Ja siis ma olen ka vaadanud, et minu peres kuidagi kanafilee või need grillid on hästi teemaks läinud, et ma olen neid kana asju sealt kõrvale võtnud ja mingi koogitükid, mul on alati olnud niimoodi, et põhimõtteliselt togi naist natuke, et kuule, tee suuremad tükid, et ma söön pool ära, et sa võta pool endale, et mul ei mahu ära makrodesse. Davai. Mul proual on kuidagi hea seedimine, tema ei võta juurde nii hästi kui mina. No näed, jälle geneetiline. Jah, täpselt. Super. Mis siis veel? Et nagu ka täna siis teen sellel päeval näiteks, teen tugeva kardio, tegin täna siis 2 tundi rattasõitu, see on siis väga suure kalori hulgaga, et selle ajaga ma suudan väga palju kulutada ja enne seda ma püsin kuskil 2-3 päeva natuke suuremas defitsiidis kui muidu. Ja eeltööd teen sellele ja ma tean, et minu puhul siis praegu 2-3 päevaga jookseb see jama kõik mu sellest välja, mis ma siis selle nädalavahetusega endale suudan nagu sisse ajada. Ehk siis võib-olla pühapäeval või esmaspäeval, teisipäeval lähen trenni, siis ma pigem oma vormi ei vaata korraks, panen silmad alati kinni, kui lähen peegli juurde, sest ma tean, et ma olen vesine, veresooned on natuke rohkem peidus, aga kolmapäeval, neljapäeval, jälle, väga hea. Super. Okay. Siis mis mul siin veel on? Et üritan siis peol olles validagi nagu paremaid toite, nagu Ivogi ütles, et otsib selle juurikavaagna üles, eks ju, et tegelikult igal peol on olemas alati mingid siuksed kergemad valikud, mida nagu siis süüa, aga ongi, et ongi see tipikaste seal on ju, et kuna see võib-olla nii väga huvi pakugi või mis iganes, et siis ongi, et panedki endale taldriku kokku sellest juurikatest ja sellest samast lihast, et juba hoiadki tugevalt kalorid kokku, kui sa liitid sinna selle salati ka, mis on ju tugevalt majonees, hapukoor ja mitte need ei ole lahjad majonees ega hapukoor ja sealt tuleb ka siis juba hulganisti, et salat on siuke kurikava asi, et oleneb, mis seal sees on. Just. Ja siis viimasena on mul see, et üritan oma mõtteid viia toidust eemale teiste tegevustega, ehk siis üritan rohkem suhelda, leida tegevusi, kõige mõnusamad õhtud võib-olla on, kui on, ma ei tea, minu jaoks lauamängu õht või midagi, et siis ma nagu saaksin mõttetööga tegeleda või mingi siukse asjaga, et saaks seda oma kolbases seda toitu korrakski välja, et see on siuke minu nagu selline nägemus peol olles. Jah, okei, peol olles. Mina võtsin üldiselt sellised siis punktid, et lähme siis minu punktide juurde, et mina siis panin kirja esiteks, et maitsvad ja heade makrodega retseptid.
et mida vahepeal teha. Minul näiteks on kaerahelbeküpsised, mis on võrdsete makrodega, kui ma panen nüüd hommikusöögiga kõrvuti, mis on puder tuunikala ja munaga, mis mulle väga maitseb. No, inimesi on seinast seina, mõni on seda proovinud, ütleb, et issand, rõve asi. Mõni teine on seda putru nagu proovinud, on öelnud jõhkralt tehana, et kuidas sa üldse tulid selle idee peale. Sulle peab tuunikala maitsema. Ja täpselt, ja muna. Ta on väga spetsiifiline maitse. Ja kaerahelbed ka on tegelikult omamoodi maitsega, et seal on seda rauda ja värki siin sees ja mis seal iganes nüüd on. Et jah, neid makrodega retsepte tegelikult leidub hästi palju, et mida nagu tegelikult võib sobitada oma kavadesse. Need on just selle tarvis ka nüüd, et kui ikkagi võistlema minek on, et siis ei ole seda ülimat tapmist, on ju, et sa teed samade makrodega retsepti ja sa saad selle magusa meelele või millegile see on leevendust või lihtsalt vaheldust, on ju, ja sa tead, et ei keeranud midagi pikki selle toidu korraga, et noh, kes lihtsalt teeb oma fitnessi värki sotsiaalmeedia ja lihtsalt iseenda jaoks ja niimoodi, et kes teab, et ta võib korra kuus teha, mida ta tahab, on ju. Ma arvan, et need makrodega retseptid võib-olla ei ole nende jaoks pigem. See on võistlejate jaoks võib-olla, on ju. Mis ma siis soovitaks veel, et vaadata toitu nagu teise pilguga veits, et näiteks mitte nagu hea ja halb, aga näiteks, et vaatame neid salateid ja vaatame neid kaerahelbeid ja vaatame näiteks riistatar, mis iganes sellised asjad, mida nimetatakse natuke valesti, puhtad toidud nagu, et see on nagu väga vale nimetus. Mina nimetaks neid headeks toitudeks pigem, et seal ei ole midagi nii puhast, kui sa neist ennast üle sööd, on ju. Ja noh, kui guugeldada näiteks kaerahelbed, tomat, mingid, mis iganes asjad seal, noh, kas või tatar ja et kui te võtate nüüd, leiate selle mineraalide ja vitamiinide kõik nimekirja, et mis seal nagu sees on, et siis kui nüüd valida see nii-öelda see salat siis mingi paari koogitükki asemel õhtuks, et sa sööd selle salati ära või 2 koogitükki, et see nagu täis kõhutunne, see energialaks, see vitamiinide nagu kogus, mis sealt tuleb, mis see sulle järgmiseks päevaks selle hea tunde energiaga teeb, et see on nagu jõhkralt suur vahe, et kui inimene, ma luban teile seda, kui te võtate 2 tükki kooki, nii väiksed sellised normaalsed, mis võib-olla on natuke isegi rohkem kaloreid kui selles salatis, on ju, ja kui need süüa ära või siis süüa see suur salat, esiteks see enesetunde vahe samal õhtul juba on jah, suht suur, on ju. Väga suur. Et see, sa ei saa kõhtu täis ja sul tuleb energiapuudus nagu ja just järgmisel päeval ütleme, et kui tahad mingit kükki või rinnalt surumist või mingit jõhkrat asja teha, baasharjutust, on ju, selle 2 koogitüki peal palju õnne ei tule asjast mitte midagi välja. Samas see salat nagu annab jõhkralt powerit, seal on nagu jõhkralt sees neid asju, ma ei tea, kuidas see vahe on nii suur, aga samas see on ka loogiline, on ju. Et need mineraalid ja pikad süsivesikud nii-öelda, keemilised indeksid ja what the fuck. See laeb ära ja pluss, nüüd on veel pluss selle salati poole on ka see, et kui sa nüüd need 2 koogitükki ära sööd, siis on selle asja nimi on see, et hammas on verel ja siis tuleb veel üks kook ja teine kook. Nii. Siis paljud inimesed teevad oma dieeti, on ju, 3 nädalat, 4 nädalat, mis iganes, ma panin selle ka see kirja, et see dieet nüüd, et seda dieeti nagu mingi maitsete ja asjade pärast peetakse nagu millegi pärast halvaks ja kui see nüüd lõpeb, siis oi nüüd läheb, siis peale seda ma lähen võtan kooki, ma lähen võtan seda, toda, kolmandat ja selline asi võib ka tekitada seda, on ju, toitumishäiret, on ju, et sa lähed, võtad midagi maitse poolest head ja jah, lõpuks ongi, et see kogus on siis nii jõhkralt suur lihtsalt, mis sa endale sisse ajad peale seda dieeti, et kas sest dieedist siis lõppkokkuvõttes üldse midagi kasu ka oli. See ongi see joojo dieeditamine, põhimõtteliselt tuleb nagu kokku. See cheat day siis, mis sul on iga nädal lõpus, et sööd 1800 kalorit terve nädal aega, siis tuleb see cheat day ja siis sööd 6000, on ju, ja siis nädala lõikes keskmine
tuleb ikka seal mingi 3 lõpuks. Ja. Miks see kaal ei alane, siis ma ju nii raskelt teen dieeti täpselt sinu selle fucking cheat day pärast on ju. Nii, et see toitumine oleks nagu elustiil ja nüüd selle cheat day ja enne, mis selle nõuande koha pealt on ju, mis ma nagu andsin. Minul nüüd, ma tooks oma proua näiteks, nii, temal on magusa isu ja tema on öeldud, et ma elan ainult korra, miks ma peaks jibima ennast on ju. Mina teen fitnessi kui elustiilina, ma ei taha võistelda, et tema jaoks see ei paku nagu mingit pinget, ta ei tunne. Ta ilmselt ei tunneks mitte midagi, kui ta sinna lavale läheks. Me oleme seda arutanud, kõik jutud ja minul on teistmoodi jälle. Ja tegime temale toitumiskava. Niimoodi istusime koos maha, tema ise sai kaasa rääkida asjades, mis maitseb, miks maitseb, mida tahaks, mis kogused. Muidugi algus, kui me tegime selle kava, siis oli niimoodi, et ta oli ka nagu, issand, miks nii palju sööma peab, kas vähem ei tohiks. Aga ongi, et panime talle näiteks paika on ju valgud ja rasvad ja süsivesikud jäid vabaks ja tegime niimoodi kava ülesehituse, et vaimselt tervisliku toitumiskava nii-öelda, siis võiks seda nimetada nii. Ja iga päev ta sööb kuskil 1600 kalorit siis nendest kasulikest asjadest, mis tal on nagu vaja. Valgud, värgid jõusaali jaoks taastumiseks kõigeks. Ja nagu naiste rahvastel võib olla seal 2000 pluss kuskil on ju, 2200 ja niimoodi. Ja ütlesingi talle, et ülejäänud see 400–500 kalorit, mis sul on, see on täiesti vaba, söö mis tahad. Söö võisaia, söö vorstisaia, söö kooki, söö kommi, mida iganes siin päikse all leidub, söö muru kui tahad. Et see on sul vaba kalora selle päeva kohta on ju. Ja tegelikult, ja tead, kui üli hästi tal see toimib ja ma pean kiitma oma siis elukaaslast nii-öelda, ta on nüüd mitmete aastate vältel maha võtnud 20 kilo. Ja sööb võt niimoodi. Ja iga päev on lubatud. Päris hea. Ja, et ja vaata, mõni päev ei tahagi. Ja ei tahagi. Ja kui suurest tal ongi nii. Ja kui on lubatud, siis on keelatud vili, on vaata maitseb, kui või, siis sa tahadki. Paljudel ongi see vaimne see probleem, nagu, et kui see on sul keelatud seal kavas, siis sa just seda tahadki. Aga kui sa tead, et sa tohid võtta seda kogu aeg, see on nagu, et suva ma täna ei taha. Mul nagu ei ole nagu vaja seda, on ju. Täpselt. Ja ongi niimoodi, et mõned päevad tal ongi niimoodi möödunud, et ta sööb oma vajalikud asjad ära ja lihtsalt, kas ei ole kodus mingit kohvi kõrvale, mingit magusat sefiirikest või kommi või šokolaadi või midagi. Lihtsalt ei ole, ei viitsi poodi ka minna. Järgmist 3 päeva ei viitsi poodi minna. Ja ongi see 1600 kalorit. Ja siis tuleb isu näiteks. Tahaks midagi. Ja läheb ise valib. Eks ta ka seal, ta väga silma järgi ei hinda ega üldse ei kaalu ega ei mölla midagi, et ta lihtsalt võtabki nii nagu isu on, sööb mingi asja ära ja temal on nüüd nagu see hästi välja kujunenud, et nagu me alguses mainisime, et see emotsionaalne nagu toitumine. Täna on sitt olla, ma tahan jäätist täna. Võtabki selle jäätise, sööb ära, soo rahu majas ja temalt ma olen palju õppinud nagu selle toitumise kohta, et see võib nagu vaba olla. Et sa ei pea nagu piitsutama ennast ja ma ei tea mida tegema. Ja ütleme nii, et inimesed täiustavad üksteist kohati, vaata, kui nad on nagu õiged, et kui need pusletükid nagu klapivad on ja tema on mind nagu ka kõvasti muutnud nagu, et ei ole vaja üle õgida, et võta ühel päeval, kui sa tunned, võta see mingi väike asi on ju ja rahu majas. See on oskus, mida ma tahaks ka omandada, aga geneetika, mõnel jälle on see. Aga mina tõesti ei saa, minul peab see asi kaalu pealt läbi käima, minul peab olema mingi kontroll, sest et ma lihtsalt ei saa. Aga näed, mõni saab jälle ja ütleme, et see on nagu hea idee. See on hea idee jälle võib-olla, et võtta oma 2000 kalorit päevas on mingi kindel asi näiteks ja ülejäänud siis võtta mis tahad on ju, et päris paljudel inimestel tegelikult võib see päris hästi toimida. Ma ise pole seda veel proovinud. Kui ma nüüd oma suveks vormi asjad ära lõpetan, siis ma arvan, et ma ise teen midagi taolist. Et proovingi
kas iga päev üle päeviti või midagi või et ma ei tee mingit cheat meal'i ja cheat day'd ja mingit cheat shit'i. Et ma elan fitnessi elustiili ja seda saab ka nii elada, nagu ma oma naise pealt näen väga hästi, üli hästi näen seda, et jah, olen uhke tema üle selle koha pealt küll. Oluline on ikkagi see, et ikkagi terve püsid. See ongi see balanss, mida me peaksime hakkama üles leidma. Tasakaal elus, jah. Sest ma tegelikult olen suht väsinud sellest kõigest tegelikult. See väsitab ära. Ja, ma tegelikult tahaks ka niimoodi, et ma võtakski ja söökski, et ma ei mõtle iga kord peas ei tee tehteid, et palju see nüüd kaloreid sisaldab, bla bla bla. Või et sul hakkab halb olla, kui sa söödki. Või ma pean ikka siin biitsepsile ikka saama selle 0,5 sentimeetrit juurde ja ma pean ikka saama siit-sealt rasvaprotsenti vähemaks või nii-öelda kehakuju muutma, et ma tahaks kuidagi nagu lihtsamalt nagu elada tegelikult või nagu, et see tuleks nagu kuidagi natuke loomulikumalt. Et praegu ma tegelikult, olgem ausalt, ikkagi punnitan suht palju selle nimel, et seda hoida ja seda nagu näidata. Aga tegelikkuses ei ole see nii lihtne. Ei ole tõesti ja kui ma nüüd teengi... Just see, mis peas toimub. Jah, ongi. Et kui ma praegu näiteks käingi nüüd rattaga sõitmas, siis tead... Vaata, kui sa teed ühte ala, kus sa pead olema võimalikult lai, ehk siis tõmmad oma vabaseisu eest, oled võimalikult lai, aga nüüd ma teen teist ala kõrval, kus sa pead olema võimalikult väikene, et tuuletakistus oleks väiksem. Vastupidavust. Jah, oleks vastupidavust. Et see on täitsa huvitav praegu nagu võrrelda, et sellel momendil, kui ma rattaga sõidan, ma ei mõtle üldse selle peale, et milline ma välja näen, vaid mul on pigem nagu see, et mul on nüüd sihtpunkt, ma pean A-st punkti B jõudma ja ma võiksin seda teha nii, et ma lõpuks ära ei sureks. Et ma jaotan oma energia ära enam-vähem ja mul on hea tuju, ma naudin ilma, mõnus on, päike paistab, ratas on mõnus, käin, nagu täna Alatskivil, vaatan lossi üle, endiselt alles, ei ole keegi õhku lasknud, kui sa nüüd läheks aeroobset tegema ainult selle eesmärgi nimel, et see karikas ja võistlus ja kõik siis ei pakugi võib-olla seda naudingut. Jah, sest et siis see muutub nagu selliseks närvilisuseks, et ma ju pean minema seda tegema. Ma ei saa kaalu alla. Jah, ma ei saa kaalu alla, ma pean minema. Jälle tuleb see pidu ja ma ei taha sinna üldse minna. Aga nüüd ma lähen nagu pigem seda tegema nagu sellega, et ma tahan rattaga sõita, ma tahan ilma nautida, ma tahan muusikat kuulata. Jah, et see on lahe. Ja lihtsalt vahva ka ja mõnikord isegi kutsud sõbrad kaasa rattaga sõitma, vajame juttu. Koos tegemine on ka kihvt nende asjade puhul. Ja nemad ju vaata ei mõtle ju mingisuguse fitnessi tulemuse peale, vaid nemad mõtlevad lihtsalt, et saaks võib-olla kaalunumbri natuke madalamaks, nagu enda jaoks, et oleks nagu toredam. See fitness kui elustiil, see on nagu lahe asi tegelikult, et mis nüüd kipub seda rikkuma hästi paljudel ongi see, et ikkagi lõpuks tuleb nii kas see välisest survest või endal see lolli teed, ma lähen võistlema. Ja nii ongi, et paljud inimesed ei tee seal laval mitte midagi ära isegi. Et neil lihtsalt polegi neetikat ja tore, kui sellest aru saad. Jah, et Ivo vaata kõvasti rohkem võistelnud kui mina olen ainult ühe korra ja sellest ühest korrast juba oli nagu see nii-öelda laks vastu nägu oli niivõrd suur, et taastumine võttis nii kaua. Et ongi, ma reaalselt tegelikult kardan minna võistlema, sest et ma tunnen, et kui ma sinna lähen jälle, siis ma olen jälle lõpuni ribadeks vaimselt. Mul ongi siin üks punkt, see on nüüd eelviimane, aga ma võtangi selle kohe ära, et ei soovitagi võistelda. Et sellistel inimestel, kel juba kokkupuude on nende häirete ja värkide, kui sa kogu aeg nagu mõtled sellest toidust ja värgist ja et ongi, et sa lähed sinna geneetilise eliidi vastu enamasti. Et sa lähed juba selliste tüüpide vastu, et mõnel ei olegi mingit toitumise häiret näiteks, et ta teebki sulle lihtsalt, kuidas ma ütlen, ta on sust peajagu üle, juba selle koha pealt. Ongi, mul siin üks punkt, mida ma ei puudutanud, ongi see, et vaata, mida sa ka tõid selles oma nii-öelda aeglustunud seedimise kohta välja, et mõni vend alustab oma dieeti seal 3500 pealt ja lõpetab võib-olla 2500 pealt, aga mina alustan 2800 pealt ja lõpetan võib-olla 1900, aga siis ma olen surnud. Ja ongi. Ma ei jõua enam tööd teha, ühesõnaga ma ei taha mitte midagi muud kui ainult treenida, süüa ja magada. Hästi paljud
paljudel juhtudel ongi, et need tüübid, kes on kiirema seedimisega, kes on suutnud seda nüüd kiirendada, nagu ma ise kunagi, et ta näeb selle suurema toidu koguse peal parem välja kui sina. Juba sellepärast, et tal on rohkem energiat, tal on nagu keha on rohkem puhanud sellest toidust, et ta nagu aitab ennast sellega, et sellepärast ma tahan ka teha sellise dieedist välja mineku nagu vaikselt, et ma saaks oma seedimiskiiruse tagasi sinna, kus see oli enne. Et aga see selleks on ju. Võtaks veel siit mõned punktid, et sellised täitvad toidud on ju, mis on ikkagi kogus on suur on ju, et sa saad nagu täis ennast. Mahutoitumine on ju. See on meie jaoks kõige parem. Jah, ongi. Sellise äide puhul ka, et sa saad nagu söö see salat või söö see mingi asi ja tänapäeval ongi juba nii, et kui sa lähed vaatad koogiletti ja kui sa lähed vaatad salatiletti, siis hetkel sul salat tuleb odavam teha, kui see kook sealt osta. Hetkel õnneks nii on. Ja, täiesti palju üks asi, enne kui sa punkti ette loed, ma juba sellest nagu rääkides tegelikult, ma ei tea, kas video pealt on tegelikult nagu näha ka võib-olla juba, et ma tegelikult olen suhteliselt nagu häiritud või nagu natuke närvis, et see on tõsine teema minu jaoks ja see on mind ikkagi piinanud väga kaua aega ja nüüd, kus ma tegelikult sellest räägin niimoodi, mingis mõttes on see jõhkralt vabastav, aga samas ikka, on ikkagi südamele ikka raske. Ja äkki me aitame kedagi sellega. Jah, just seda aidata. Ma oodangi nagu. Mis ma siin tahan kuulsaks saada või? Mul on jumal suva ausalt öeldes. Aga äkki ma aitan tõesti, äkki kirjutab mulle kunagi, et kuule, et aitäh sulle, et see on hea tunne. Kananahk tuleb ihule. See on mõnus, tõesti mõnus tunne, kui sa kedagi saad aidata. Said aidata oma jutuga lihtsalt. Võtaks nüüd ühe punkti veel, et positiivsed ja head. Peab hakkama juba lõpetama. Jaa, vaikselt, aga teeme ära. Ival hakkab sünnipäev siin. Jaa, ongi külalised tulevad ka, me siin ikka muliseme. Ma ütlesin 2 tunnist teeb väheks. Nii, positiivsed ja head toidud, et mis ma just mõtlengi, et vaataks toitu teise pilguga ka nagu ja et positiivne toit, mis ma mõtlen selle all, et mõnes mõttes võib olla see jäätis ka positiivne, kui sa nagu ei hakka pärast vaimselt surema selle pärast on ju, et võtadki selle ja sööd ära ja rahu majas on ju. Ja teisest küljest ma mõtlen jälle seda asja, et näiteks mõnes toidus on hästi hullult head makrod näiteks, kui sa segad selle kokku endal mingi hommikusöögiks seal mingid erinevad asjad, et nagu soovitatakse, et toidukorras võiks olla, näiteks heas toidukorras võiks olla mingi teravili, puuvili, mingi valguallikas on ju ja et kõik need kokku teevad nagu hästi sellise hea positiivse kombo sul kehale nagu vitamiinide, makrode kõige poolest nagu, et mitte just, et ta aitab sul kaalu langetada, aga seal on nii palju head sinu fucking siseelunditele, ajule, kehale sees nagu, et selles suhtes nagu, mis sina arvad sellest? Täiesti nõus. Ütleks niimoodi, et üle poole minu toidust tegelikult koosnebki juurviljadest, puuviljadest päevas tegelikult. Et ma olen väga uhke selle üle tegelikult. Jah, mina ka nagu söön neid toite, mida ma söön on ju. Ja tead, mul on täitsa hea olla nendega. Mul on energiat, mul on nagu vaimselt kuidagi mõnus, et ma olen ka toitumiskava niimoodi välja töötanud, et ma ei taha mingeid sünnipäevasid ja jura pidadagi üldse, sest ma nagu tunnen. Külalised pärast vaatavad videot, et kurat ei tahtnudki meid siia. Ta ei tahagi meid. Ma tahan kõiki neid inimesi ja kõiki siia, aga ma panekski oma toitumiskava kõik lauale ja kõigi koos salatit. Järgmine sünnipäev hoopis ongi tegevus. Lähme hoopis, kuna minul on talve sünnipäev, siis me teeme mäe suuskana. Vabalt. Lähme Lätti sõitmana. Nii, üks soovitus veel, et mis soovitaks nagu teha selliste igasuguste kahtlaste asjade küüsis inimesed, kes on, näiteks nagu mina ei teadnud, et see on nagu häire, toitumishäire, et soovitaks nagu lugeda ja õppida ja kas või neid podcast'e siis kuulata, kui muud võimalust ei ole, et kui sa oled mingi tootmistööline või mis iganes, et tänapäeval saad selle telefoni ära peita, isegi kui ta on keelatud sul, paned oma 2-tunnise video käima ja kuulad seda juttu kas või mis räägitakse. Just. Jah, nii et nii nagu mina teen. Jah, et peaks nagu õppima ja uurima ja et sa hakkad nagu mõistma seda ja sa hakkad nagu, sul hakkab ideid
tekkima, et kurat, ma olen jah selle häireküüsis ja ma olen jah perses omadega sellepärast suht tihti ja ma olen nagu, et varsti olengi nagu diabeetik või mis iganes, kui ma nii jätkan või kaal on 150 või 120 kilo seal, et noh, mis nagu teha annaks, on ju. Et mis ma enda jaoks nagu ära saan teha. Jah, ole ise enda vastu aus. Ja, ole enda vastu hea ka, oleks minu soovitus. Nagu, et see, et sa õpid ja harid nagu ja targaks saad, see tegelikult aitab sind ennast päris palju. Just, et see ongi, nüüd on... Tasub seda suurt pilti näha vahepeal, on ju. Jah, nüüd ongi hea lõpetuseks siia öelda, et mis ma siia olen endale, ma isegi panin lõpu need laused siia kirja, et enne seda ma ütleks muidugi niimoodi, et kui sa kõik need punktid ja asjad, mida me siin rääkisime, ära tundsid iseendas, sul reaalselt hakkasid kaasa mõtlema, võib-olla mõne sõbraga rääkisid seda sama asja, on ju, siis ära kardagi seda väljendada, ära karda endale abi otsida endiselt, et ka psühholoogile võib seda sama asja rääkida, kui sul on toiduga probleeme, tema aitab ka tegelikult selle asjaga. Ja ongi, et ma panin siia lihtsad asjad, mida enda sees ongi, et kuula iseennast, eks ju, hari end, sest et tark on ju hea olla, eks, ja ole endaga aus igatepidi ja hinda ennast kõrgele, sest et sa tegelikkuses oled ju iseendale nii-öelda ainuke, kes siis saab kõike seda teha, sest et keegi sinu eest mitte midagi ära ei saa teha ja sa peadki olema ise see, kes selle asja hakkab nagu siis tirima ja tõmbama, et alguses vaikselt tasapisi ja sa ei panegi lõpuks enam tähele, et sa oled saavutanud selle mingisuguse sellise teadmise ja sa juba eladki palju rahulikumalt ja saadki nagu paremini hakkama. Minu viimane punkt oleks ka siis, et millega võikski nagu otsad kokku tõmmata, et õppige olema rahul sellega, mis teile on nagu antud, et kui sul ei ole seda vaimset tugevust ja kõike geneetiliselt antud, kui sul ei ole antud sellist kehaehitust, et kuskil võistlustel kaasa rääkida, et sa võid olla vaimselt kõige tugevam vend üldse, aga sul on maratoni jooks ja geneetika näiteks, no sa ei ehita endale seda lihasmassi peale, lihtsalt sa võid teha, näiteks on olemas nii kõvasid vendi, kes reaalselt suudakski 8 tundi päevas jõusaalis olla ja nad nii väga tahaksid profiks saada, aga võt kahjuks nii ei saa. Et selliste spordialad üldse, mis iganes alad on ju, seal ei käi asjad nii, et sa teed 10 tundi päevas trenni ja siis sa saad profiks selle ala peal. Et kulturism on üks neist aladest kindlasti, et tööta palju sa tahad, vaata, teine mees teeb tund aega trenni, paneb aineid ja ta lihtsalt reageerib nii hästi sellele kõigele ja nii ongi, tema on selleks loodud. Ja hästi paljud inimesed, kes isegi on selleks loodud, nad ei taha seda. Nad lihtsalt nagu sinu silmis viskavadki selle minemast, need ei koti see, vaata. Nad on nii rahul oma kõige ümbritseva ja pere ja kõigega, mis neil elus nagu on, et temal on hoopis oluline see vägev auto ja mis tal võib-olla on ja lapsed ja ei tahagi võistelda. Ta ongi nagu rahul. Ja ongi. Et, nii lihtne ongi. Jah, soovitakski inimestel rahul olla oma eluga. Et sealt hakkab kõik, on ju. Et see rahu ja tasakaal, see tuleb leida oma elus, on ju. Tuleb ja selle nimel vaevana, mina praegu näen sellega vaeva ja tulge koos minuga sellele samale rännakule kaasa, nähke ka endaga vaeva. Et see ei tule lihtsalt, aga kui ta ükskord tuleb, siis ma usun, et me saame palju tihedamini naeratada päevas, kui praegu seda teeme. Täpselt, nii ongi. Kuule, päris hea. Et, mulle meeldis. Jaa, mulle ka meeldis. Päris mõnus oli jälle sellist asjast rääkida. Loodame, et saime teile abiks olla. Subscribe'i, olge nii head. Meil on sellised teemasid veel, on ju, kus me räägime, kui vigased ja me oleme sandid ja mis hädasid meil siin küljes on ja nii ongi. Et pange subscribe'i ja jagage ja kõike paremat teile soovime Ivo ja Raunosid. Ja nii ongi, tõmbame kotti selle asja. Aitäh teile. Väga viis. Tšau. Tšau.